Tee mulle sinna kuhugi see ilgus lõige. Muidugi. Perfektne. Meil on täna köögirubriik, meil on selle üle väga hea meel. Rauno on siin ja ma saan aru, et meid ootab täna ees hommikusöök, aga mitte päris tavaline. Tere hommikust kõigepealt. Ja täna me teeme natukene inglise mõjutusega, natuke Ameerika mõjutusega ja paneme ka veidi Eestit sisse hommikusööki. Ma teen 3 erinevat rooga praegu ühte. Nii. Et USAst ma võtsin munad Benedikti moodi, posseeritud muna Hollandi kaste. Inglise hommikusöögist ma võtsin inglise peekoni, sampinjonid ja punased toad. Ja kuna munad Benedikti moodi tehakse tavaliselt inglise muffini peale, siis ma mõtlesin, et teeks kuidagi eestipäraselt. Paneks pannkookide vahele. Sa tegid pannkoogid vahepeal valmis? Vahepeal tegin pannkoogid valmis. Aga mis protsess sul praegu on? Nüüd me paneme peekoni pannile. Laseme peekoni veitsa krõbedamaks. Ja see on inglise peekon? See on inglise. Ja sina teed ka seda, et sa paned külma panni peale? Külma panni peale, jaa. Et niimoodi me saame krõbedama tulemuse. Ja ta ei hakka meil siin panni peal niimoodi suurt elu elama. Kas paneme kuuma panni peale, siis on kõik kohad rasva täis. Samal ajal, kui see peekon nüüd meil selle rasva siit välja ajab, selle sama rasva sees me praeme sampinjonid, paneme natukene soola pipart, lisame juurde punase toad, maitsestame sriracha kastmega ja paneme veidikene vahtra siirupit. Sa mainisid sriracha kastet. Ma tean, et ilmselt võib-olla kõik ei ole kursis. Mis asi see on, sriracha kaste, kui sa veidike kirjeldad? Sriracha kaste on nüüd selline veitsa teravam. Ta on Tabascost natukene lahjem, aga samas on ta paksema konsistentsiga. Sobib väga hästi igasugustesse kastmetesse, ma saan. Absoluutselt. Siit võtame selle, keerame ringi. No see on veel vähe, vaata. Ja. Aga kui me võtame keskelt, siit juba tekib ilus kuldne rand peale, sellest meil täiesti piisab. Kui me ta nüüd täiesti krõbedaks laseme, siis seda on hiljem lihtsalt kehva süüa meil. Sellist hommikusööki päris igal hommikul ilmselt ei tee. Pigem mina teeksin seda kuskil pühapäeval. Ja, just, et hommikul ärkad aega on, lihtsalt pannkooke ei taha, teed oma sellist klassikalist inglise, me ei saa öelda klassikalist inglise hommikusööki. Ta ei ole absoluutselt klassikaline. Nüüd sa oled jälle keeranud pea peale selle. Ma hakkasin vaatama, sul on oad ka, aga sa oled juba oad tomati kastmes juba võtnud. Ja, ma võtsin seekord juba valmis asja. Üldjuhul nendega kunagi puusse ei pane ikkagi. Kuidas sulle tundub, kas üldiselt kõik see, mida sa siin oled täna nimetanud ja mida sa teed, kas see on jõukohane igaühele? Mulle tundus see Hollandi kastme osa võib-olla selline keeruline, kui ei ole varem kunagi teinud. Äkki sa seletad natuke nagu Hollandi kastmega, jah, tegelikult originaalretsept on üsna keeruline. Paljudel kokkadel on alati olnud probleeme sellega. Seda tuleb õppida pikka aega, et see üldse ilusti välja tuleks. Aga täna ma teen natukene teistmoodi seda kõike. Me lihtsustame selle nüüd ka täiesti tavainimesele. Käime korra läbi, et nagu ma ütlesin, siis see on Inglise, Ameerika ja Eesti segu. Sa oled selle suurem osa pannud, üks oluline komponent on veel puudu, aga kirjelda palun, mis asi siin taldriku peal siis nüüd on? Eestipärased pannkoogid. Meil on siin inglise peekon, meil on punase toad, sampinjonid, natukene maitsestatud, just siin vahel ilusti. Panin natukene vahtra siirupit, sriracha kastet. Ubade sisse siis? Just. Panin natukene spinatit, et oleks värvi, oleks värskust ja peale tegin niisugused perfektsed posseeritud munad. Natuke vajab võib-olla selgitamist. See osa, mida me siin vahepeal ei näinud, kuidas sa said muna selliseks? Ja, räägi palun, kuidas sina pošeerid mune. Nii. Kõigepealt, mida suurem on sul see anum, mille sees teha, mina kasutan alati wokpanni. Esiteks ta läheb kiiresti kuumaks. Kõige tähtsam moment on seal see, et me laseme vee keema ja me keerame tule alt ära. Sest kui vesi keeb samal ajal, kui me posseerime, siis ta lööb munad lahku. Vaatan, et sa oled vabapidamismune eelistanud. Eile me just testisime siin, et mis on mis. Jah, just ma eelistan kas nüüd vabamunasid või õrrekanamunasid. Nii, kuumus maha. Kas sina paned mingisuguse keeru ka nii-öelda? Ei pane, mina panin supilusikatäie valgeveini jäädikat ja sellest piisab. Ja alati ma ei pane teda sisse niimoodi, et löön muna puruks ja löön sisse, vaid ma panen ta väikse topsi sisse ja siis ma topsiga valan. Okei. Ja kaua sa hoiad? 3-4 minutit. Selles lihtsalt kuumas vees? Lihtsalt kuumas vees ja ta, nagu sa näed, 4 minuti muna. Ja täitsa niimoodi võbeleb. Mõni on isegi katki läinud. Üks oluline komponent meil on ka ja nüüd selle juurde me jõuamegi. Hollandi kaste, mida sa oled öelnud, et nüüd tuleb sinu tuleproov. Kas koksub sellega hakkama? Ja just. Tuleta palun meelde, mis asi siin sees on? Nii, siin sees on mul 2 munakollast. Teelusika täis vett, teelusika täis sidrunimahla, natukene soola ja natukene ka jennipipart.
nii, ja siia läheb nüüd mis? Ja siia läheb nüüd sisse kuum või. See on siis sulatatud? See on sulatatud kuum või just. Ta on tuline. Ja nüüd me teemegi natukene lärmi. Me oleme natuke eemale romiga igaks juhuks. Ja, nii. Sa paned saumikseri, siis hakkad niimoodi blenderdama seal. Kõigepealt me lööme selle muna enam-vähem vahtu siin sees. Ja siis me laseme nirinal sisse õli. Või see või. Sest muidu tegelikult ma tean, et Hollandi kastet tehakse, eks ole, või hollandeis nii-öelda on siis veevanni peal, kogu aeg klopid, valad võli vaikselt. Täpselt. Ja sel juhul, kui me teeme teda veevanni peal, siis on meil selitatud või. Ja. Aga siin sa ei peagi selitama. Siin ma ei selita, jah. Et sa koorid selle rasvakihi pealt ära. Just. Kas selles on muide mingi põhjus ka, miks sa seda niimoodi kõigutad, miks sa ei pane teda lauale? Sest kuna ma teen väikse koguse, siis niimoodi ta mul ei ole ühtlane praegu. Ma liigutan teda siin, et see muna käiks mul ilusti siit tera alt läbi. No nii, aga... Nii, ja näed, muna on juba ilusti klopitud siin. Ja nüüd me niristame vaikselt. See on see kõige ohtlikum koht alati. No nii. Aga mis juhtuda võib, kui välja ei tule? Võib juhtuda see, et kas ta jääb vedelaks, tõmbab omletiks täiesti või munapudruks. Okei. Väga oluline hetk on saabunud ja sa ikka täitsa niimoodi katkematu joana valad selle sisse sinna. Kõrvaga tundus, et pöördeid pandi juurde. Läks turbo peale. Ja nüüd lihtsalt hoiad ja valad. Palju seda võid panid sinna? Siin on mul praegu 120 grammi. 120 grammi võid. Korralik selline arteriumistaja. Absoluutselt. Aga see on ka asi, mida sa igapäevaselt ei söö. Ja võid jääb alati kõik asjad paremaks. Ja see on niisugune ehe pühapäeva hommikune söök. Okei. Ja teedki tervele perele, seda naudite, istute laua taga, võtate ühe mõnusa kohvi kõrvale. Kuidas tundub, kas see on tulemas välja või ei ole? Tuleb välja. Hea, sest et ma tahaks juba proovida, sest ma pean ausalt tunnistama, et ma ei ole päris 100% kindel, kuidas see kõik kokku laulma hakkab suus. Sest ma ütlen, paberi peal vaadates seda menüüs, siis mõtleks küll, et kokk on hulluks läinud. Aga tänapäeval see elu ongi selline. Ei, väga nõus ja mingisugused kombinatsioonid, mis võib-olla paberil ei toimi üldse, tegelikult suus hakkavad niimoodi laulma, et... Just. Ja nüüd on see Hollandi kaste ja sa niristad seda siis siia peale. Ma panen ta sinna muna peale ilusti ja nii võtame siit omale ühe lusika juurde. See konsistents, kohe me näeme ka, seda peaks olema siis selline... See meenutab koogelmaaga. Just täpselt. Nii, paneme teda siia peale ilusti. Muidugi ma pean jälle vabandama vaatajate ees, et see ei näe väga esteetiline välja, kui me seda kindlasti sööma hakkame, aga... Täna on kindlasti esteetilisem kui tavaliselt. On jah? Just. Nii, paneme siia natukene peale murulauku ja alati ka väike törts pipart ja head isu. Ideaalis peaks ju nüüd proovima seda niimoodi, et kõik võtaks, eks ole, et sul on kahvli peal kõike. Et oleks uba, et oleks kõike. Muidugi need on väga hommikusöögised lõhnad on, et kui sul on muna, peekon ja nii edasi. Ja see pannkook huvitab mingi. Ja pannkook ka veel. Kas see on selline hommikusöök, et tegelikult sööjad peaksid juba olema lauas valmis, kui sa viimistasi teed, et seda toitu ei saa jätta kuskile kööki niimoodi ootama jääga? See Hollandi kaste on alati see, et mis tuleb panna kohe peale, kui seda... Sa oled väga hämmingus. Jaa, sest proovi ka, kui sa vähegi tahad ja suudad ja saad. Sest ma tahaks saada nii-öelda kõrvalarvamust kõrvale. Romi ma teen sinna ka. Kastme peale. Suu, võtad esimese ampsus. Oota, mis asi see? Oota siit. Maitseid on palju. Oota, mis asi see nüüd oli? Ja siis mõtled kõik kokku. Aga tegelikult nagu toimib ju. Kas ma võin igale poole pipart panna? Jaa, sa võid seda teha. Tead, see pannkoogile suhkrut ei pannud, eks ole? Ei, see on soolane pannkook seekord. See töötab. Ma saan aru küll, et kui tõesti, ma olen ka mõelnud seda, et inglise hommikusöögi juures seda inglise muffinit nii-öelda klassikalist, mis tegelikult sai on ju. Ei ole kuskilt saada. Pannkook asendab selle. Aitäh, Rauno, selle idee eest.